Tere tulemast arutelule koos kestlikult. Minu nimi on Maarja Hallik, esindan MTÜ-d GTL Lab ja Tallinna Ülikooli ja ütlen paar sõna sissejuhatuseks, et me oleme siis kestliku arengu koalitsiooniga viimased umbes aasta aega mõelnud, kuidas me saame inimesi kokku tuua, et ühiselt kestliku arengu eesmärke saavutada ja et Eesti ikka kestaks ja et meil oleks siin hea igas mõttes. Ja oleme mõelnud, kuidas seda teha ka teataval määral siis sellise digitaalse platvormi läbi. Ja see arutelu täna siis, me ei räägi niivõrd sellest platvormist, kuivõrd sellest, et kuidas me üldse tuleme kokku ja mis on erinevate osapoolte roll kestlikus arengus. Ja meil on hästi hea meel, et te siin täna kõik olete. Arutelu juhib Agne Kuimet. Ta tutvustab ennast kohe ka ise ja mina tulen siis tagasi siin arutelu teises pooles, aga Agne seletab, kuidas see protsess täpsemalt välja hakkab nägema. Nii et tere tulemast veel kord ja loodan, et teil saab põnev olema ja saate siit häid mõtteid täna. Ma loodan, et kuuleb. Ja. Tere minu poolt ka. Mina olen Agne Kuimet arengukoostöö ümarlauast. Me oleme kestliku arengu teemaga tegelenud juba aastast 2015, ehk aastast, millal ÜROs kestliku arengu eesmärgid vastu võeti. Tänane päevakava ehk meie programmikene näeb välja selline. Kõigepealt meil on siin eksperdid, keda ma rõõmuga õige pea teile tutvustan. Eksperdid natukene arutavad omavahel sel teemal, kuidas seda kestlikkuse asja üheskoos, ehk siis erinevate osapoolte vahel Eestis või maailmas edukalt edasi ajada. Ja siis me teeksime teiega väikesed vestlusringikesed, kus on sellised kontrollküsimused, kus te saate ka oma arvamust avaldada. Ja julgem kirjutab ka oma arvamuse üles. Nii et meil on siit siis tegijatel on midagi kaasa võtta peale arutelu lõppu. Aga ennem kui me läheme sisuliseks, tahaks natukene jääd sulatada. Ja õnneks vihma praegu ei saja, mis tähendab seda, et me saame siin väiksel murulapikesel viia läbi ühe mängu. See on hästi lühike. See on viktoriin, ainult 3 küsimust. Saate hääletada jalgadega. Esitan 3 küsimust, annan neile kõigile vastuse variandid, et kas õige vastus, mis te arvate, on A, B või C. Siis mul on siin maapunktid. Teie praegu ei näe, aga kui te siia vasti ette tulete, siis näete, et A on siin, B on siin ja seal on C. Et saate niimoodi natukene eristuda üksteisest, et kes arvab, et A on õige vastus, läheb sinna ja kes arvab, et B on õige vastus, läheb sinna ja C-ga saate isegi aru, kuidas toimida. Ja vaatame siis, mida te arvate või kui palju te teate mingitest kestlikkuse asjadest. Ja ma tegelikult palun ka meie panelistidel mängus osaleda. Ja et kui te korraks tuleksite kõik ja sel ajal ma mõtlen kõik, välja arvatud helimehed, teie tõesti ei pea tulema. Tulge siia ette rõõmsalt. No nii, tore. Ja siis natukene küll läheb taustaga kokku, ehk siis ei ole väga kirevad need A ja B ja C, aga A on seal. B on siin selle katusealuse juures ja C on seal, kus on noormees kollases jopes. Nii, kas te olete valmis? Kas midagi on kellelgi aru saamatu? Keegi tahaks midagi üle küsida? Kas keegi kardab? Tegelikult need küsimused on sellised, et kes on meediat jälginud, siis tegelikult võib neid õigeid vastuseid teada küll. Et need ei ole mitte lambist pastakast välja imetud mul, vaid need on ikkagi kusagilt läbi käinud, need faktid, mida ma teie käest küsin ja mis on siis päriselt ka faktid, et tegemust ei ole minu või kellegi arvamusega, et asi on nii või et kuidagi läheb nii, vaid tegemist on nagu teaduslikult tõestatud faktidega. Okei, esimene küsimus. Plastiku probleem, kõik teavad, suur probleem maailmas, jah? Mis te arvate, mis aastaks on ookeanis, ehk siis need kõik maailma mered, mis meil on? Mis aastaks on ookeanis rohkem plastikut kaalult kui kalu ja elusorganisme, ehk siis kõik vetikad ja molluskid ja kõik need lähevad siia ka. Mis aastaks on ookeanis rohkem plastikut kui kala? Kas aastaks 2050, mis on siis 29 aasta pärast, kui ma õieti oskan arvutada. Kas aastaks 2050, mis on siis A,
kas aastaks 2070, mis on õnneks 49 aasta pärast, ehk siis see on see kuldne kesktee, või aastaks 2100, ehk 79 aasta pärast, et siis meie silmad seda ei näe ilmselt, enamuse meist. Et need lähevad siis sinna CS-sse. Kas 2050 on meil niisugune hull olukord, kas 2070 meil on selline nutune olukord või annab veel natukene edasi venitada seda asja? Nii tore, et optimiste on. Nii, ja fanfaarid, õige vastus on siis A. Et jah, 2050, oota, tasa. See on siis sellisel juhul, kui me midagi ei muutu. Ehk et kõik jääb sama, et me tarbime plastikut samamoodi nagu täna, ehk siis iga minut ostame 1 000 000 plastpudelit maailmas. Ja me ei suuda seda mikroplastikut merest välja kraapida. Et suured pudelid me saame, korjame kokku, aga kuidas me seda mikroplastiku kätte saame? Ja teadlased on öelnud, et mõtleme välja. Nii. Kas te kuulete või ma toon mikrofoni? Okei, aga anname siis mikrofoni. Ei, mikrofon on seal. Maarja toob. Tere, Imre Treufeld. Nimelt ma olen kuulnud teaduslikku infot, et mikroplastik on peamiselt riidekiududest pärit materjal. Tõsi. Nii et võib-olla plastikpudelid ei satu ookeanisse mikroplastikuna või ei tekita seda kahjuks satuvad küll üle poole, läheb ikkagi erinevatel põhjustel ka pudelitest läheb ookeanisse. Ja sealt välja võetakse 7%, mis siis sinna juba on läinud. Ja. Aga aitäh hea täpsustuse eest. Nii, nüüd on küsimus meie armsa kodumaa Eesti kohta. Eesti on Euroopa Liidus. Omast arust oleme roheriik, maheriik. Jah? Mitmendal kohal, mis te arvate, on Eesti Euroopa Liidus kilekottide ja ühekordsete topside ja nii edasi, selle ühekordse plastikmudru kasutamises? Edetabel, eks ole, on tehtud. Euroopa Liidu riikide edetabel. Nüüd on küsimus, kas me oleme A, esimesel kohal, kas me oleme 3. kohal, B või C, me oleme 13. kohal. Palju neid Euroopa Liidu riike on 26 või? Vist või? Per capita, kõige rohkem. Ei, kõige rohkem, tehti edetabel selle kohta, et kes Euroopa Liidus kasutab kõige rohkem ühekordset plastikut. Mis riikides siis inimesed kasutavad kõige rohkem? Aga seisa, teeb huvitavamaks. Jaa, ehk siis esimesel kohal arvad sina, teised arvavad, et me oleme seal 26 riigi sees 3. kohal ja teie arvate, et me oleme 13. kohal. No õige vastus on jah, et me oleme 3. kohal ja meie ees on Luksemburg ja Iirimaa vist. Et nemad siis ostavad rohkem seda plast ühekordset pakendit, aga me ikkagi auväärne 3. koht. Kuidas nüüd võtta, on ju? Et kas on okei või ei ole? Nii, ja 3. küsimus majanduse kohta. See on natukene keeruline, ma püüan seda seletada. Kui me paneme ühte ritta kõik maailma inimesed, alustame kõige vaesemast ja lõpetame kõige rikkama. On selline inimeste jada. Siis, kui me lööme need pooleks, et siia jääb kõige vaesem pool ja siia jääb siis see rikkam pool. Selline kunstlik lahterdamine, et vaesemad ja rikkamad. Nii, mis te arvate? Nüüd see vaesem pool. 50% on ju kõikidest, see on see vaesem 50%. Kui palju vara omavad nemad? Võrreldes siis maailma kõige rikkamate inimestega. Mis te arvate, kas see vaesem inimeste pool omab sama palju vara või rikkust kui 900 maailma kõige rikkamat inimest, siis sellest teisest poolest 900 inimest. Kas nad omavad sama palju vara kui 63 maailma kõige rikkamat inimest, ehk siis sellest otsast 63 inimest. Või nüüd see kõige vaesem pool omab sama palju raha kui 8 maailma kõige rikkamat inimest. A on 900 maailma kõige rikkamat inimest, B on 63 maailma rikkamat inimest, omab sama palju ressursse kui vaesem pool. Ja nojah, sina lihtsalt ei viitsi liikuda. Selge. Aga teie siis arvate, et maailmast
50% ehk siis kõige vaesem pool omab sama palju vara kui 8 maailma kõige rikkamat inimest ja teil on õigus. Jah, nii on küll. Vot siis, aga aitäh mängimast, istume nüüd tagasi ja kuulame, mis eksperdid arvavad sellest kõigest. Nii, aga meil on siin täna väga huvitav seltskond. Kõik on eraldi sektorist, hoopis erinevad inimesed, aga neil on kõigil mingi üks kokkupuutepunkt. Kõik tegelevad kuidagi mingi nurga alt või siis mitte nurga alt, vaid nagu päriselt täiega kestliku arengu teemaga. Ja nüüd ma tutvustaks lühidalt. Kõigepealt meil on Katrin Pats Rimist. Katrin on siis töötanud umbes 10 aastat Rimis ja kui Katrin alustas jätkusuutliku ärimudeli teemaga, siis ma kujutan ette, et olukord oli hoopis teistsugune kui täna erasektoris. Meil on Kairi Niinepumark, kes on Lääne-Harju vallas Rohelise valla idee ja suuna algataja, kogukondadele suunatud teavitusseminari sarja Targa valiku praktikum projektijuht ja Rohelise valla kaasasutaja. Siis meil on Hanna, õigemini Hanna Kerta, kes on Tallinna Ülikooli tudeng. Oli Tallinna Ülikooli tudeng, nüüd sa oled hoopis Löövi ülikoolis magistratuuris ja töötad Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna juhatuse liikmena sotsiaalpoliitika valdkonnas ja kuulud Keskkonnaministeeriumi noorte keskkonnanõukokku. Vastab tõele. Siis meil on Katri-Liis Lepik, kes on Tallinna Ülikoolis juhtimise dotsent ja lektor ja mentor Tallinna Ülikooli globaalses sotsiaalse ettevõtluse magistriprogrammis. Ja ta on ka rahvusvahelise sotsiaalse ettevõtte Skillmill juhatuse liige. Kõik oli õige, eks ju, ei valetanud. Ja lõpuks meil on Mikk Vainik Keskkonnaministeeriumist, programmi Accelerate Estonia. Majanduskommunikatsiooniministeerium on see õige termin. Oled siis Accelerate Estonia programmist, mille eesmärk on pöörata avalikule sektorile lahendamiseks usaldatud keerukad ja valdkondade ülesed probleemid uuteks konkurentsieelisteks. Ja. No eks te saate kõik ise nüüd selgitada, mida te siis tegelikult teete ja kuidas. Et ma annakski nüüd sõna teile ja esitaks sellise esimese kontrollküsimuse. Et teil on kõigil nüüd kogemus selle oma asja ajamisest. Ja on selge, et ei aja seda asja üksi. Et Katrin, sina Rimis, ega sa ju ei tee seda, eks ole, üksi või ei tee, eks ole, Rimiga, vaid seal on suurem sfäär koostööpartnereid ja ütleme koos mõtlejaid. Et mida sa teed, kuidas ja kellega ja kuidas see koostöö on sujunud? Et kas sa näed siin mingit head edulugu rääkida või näed head väljakutsest rääkida just selle koostöö osas? Et kui näiteks tuleb eraettevõttel, Eesti mõistes siis ikkagi suurettevõttel, eks ole, mõte hakata jätkusuutlikkust ajama või propageerima või ise muutuda. Et kuidas sellega on? Et ma saan aru, et kui 10 aastat tagasi sa seda tegema hakkasid, siis sulle vaadati otsa natukene selle pilguga, et mis sa nüüd räägid siin meile? Tere ka minu poolt. Jah, tegelikult muidugi ettevõtte siseselt on mul õnne olnud sellepärast, et meie juured on teatavasti Rootsis ja ma arvan, et täna ei tule kellelegi üllatusena, et Skandinaavia maades on see kestlik areng tunduvalt paremas nii-öelda järgus kui see, millega meie siin täna tegeleme. Ka see teadmine ja know-how ja ka nõudlikkus ehk siis see kliendisurve on hoopis teistsugune. Ehk siis meie emafirma IKA on ikkagi juba aastasadu, võib-olla vaikselt nüüd siis viimastel aastakümnetel sellega tegelenud ja üsna loogiline on, et sealt ta tasapisi ka meile on imbunud, et me ise ütleme, et see on meie nagu DNA-s olnud kogu aeg. Aga iseasi on see, et need mõtted ja ideed ja eesmärgid võivad ju olla olemas ja me võime neid isegi kommunikeerida nii ettevõttes sees kui ka väljas, aga mis on minu selline kõige suurem õppetund nende 10, nüüd sügised 11 aastat juba ma olen seal töötanud, et ma arvan, noorte inimese jaoks kõlab see kohutavalt. Aga et
ma mäletan see kõige esimene väljakutse ja minu sihuke, mille ma panen eduarvele, on just see kaasamine. Ehk siis igasugused projektid, mille peale, mis meile justkui osaliselt tulid nagu IKast, aga mille peale ka me ise oleme tulnud. Ma ei ole neid justkui üksinda omaette kuskil sepitsenud, vaid ja ma olen ka ettevõtte siseselt üritanud alati kaasata kõiki nii kaupluste poole pealt inimesi kui ka siis juhtkonnast, kui ka siis nii-öelda kesktasemelt. Ehk siis see, et ma toon lihtsalt näite, et kui tänaseks võib-olla 5-6 aastat tagasi me otsustasime just nagu tervise teemadel, kuna me ju teatavasti alkoholi müüme, hakata olulisemalt rohkem jälgima seda, kellele me seda alkoholi müüme ja kuidas me teda müüme ja kui palju me dokumenti kontrollime ja nii edasi, et siis säästa noorte inimeste tervist. Siis see tundus alguses küll selline, et issand jumal, et mis me peame hakkama nüüd kaklema kellegiga seal poes või. Ja selleks, et see asi õnnestuks, oli hästi lihtne see, et lõimegi töögrupi. Põhimõtteliselt me valmistasime ette saadikud, kes läksid poodi ja ütlesid, et kuulge, tegelikult on seda nagu jube äge ja jube õige teha ja seda saab teha nii. Ja ma arvan, et see on edu toonud ja nii ma olen proovinud katsetada ka kõikide teiste projektidega, et kui see algatus või idee või mõte tuleb, siis tänaseks ma olen jõudnud sinnamaale, et tuleb mingi järjekordne uus idee või küsimus või mingi idufirma, kes tahab midagi pakkuda, siis ma mitte kunagi, siis mul on nagu see koht, et ma isegi ei tea, keda ma peaks kaasama ettevõttes, sest need on kõik nii uued asjad. Et tegelikult on nagu äge, et siis ma käin ja kompan ja uurin ühelt ja teiselt ja mis sa arvad. Ja tegelikult on nagu selle 10 aasta jooksul ma olen adunud seda, et ma täna enam ei pea nii palju vaeva nägema, et inimesed juba ise tulevad ja koputavad nii-öelda tinglikult uksele, tänapäeval siis ekraanile ja ütlevad, et ma tahan olla järgmises projektis kaasatud või kuule, et see idee või teine idee, et kui sa oled seda mõtteviisi juurutanud ettevõttes, siis see hakkab külge ja inimesed on ise muutuvad aktiivseks, mis on nagu ju parim, mis sa võid tahta. Nii et selles mõttes need viimased paar aastat on olnud oluliselt lihtsamad, kui oli alguses, nii väljapoole kommunikeerides neid asju või väljapoole rääkides, aga ka sisemiselt. Nii et see sisemise muskli kasvatamine, et nemad on need, kes ka tahavad midagi muuta ja nad saavad aru, miks seda on vaja. Et see on olnud üks siuke väga äge teekond, aga ma arvan, et selle üle me võime uhked olla ka. Väga lahe, aitäh. Kairil on väga huvitav koostöökogemus, sest et olla mingis KOV-is selline aktiivne osapool. Minu puhul jäi tegelikult oluline asi mainimata, ma olen ettevõtja ja Roheline vald on puhtalt vabatahtlik töö. Et sellega ütleme siis keskkonnateemaga ma hakkasin tegelema alles 2 aastat tagasi, kui mul tuli idee rohelisest vallast ja minu puhul on ka oluline kaasamine. Selleks, et vallavalitsuse juurde üldse minna, võtsin ma selle ideega, olles ennem õrnalt ka valideerinud ja saanud noogutusi vallavalitsusest ja vallavanemast. Läksin ma teadlaste juurde, läksin ma ekspertide juurde, läksin ma teadusparkidesse ja ka kogukonda ja kogusin kokku infot ja suure hulga inimesi, ka mitte ainult meie vallast, ka mujalt. Ja siis läksime vallavalitsusega kohtuma, esitasime seda visiooni ja ideed ja sellest on nüüd möödas üsna vähe aega ja väga palju on toimunud. Alates Rohelise valla seminaridest kuni kõikvõimalike projektideni, mida on ka ajakirjanduses päris palju olnud. Et oluline on ka see, et kõik see toimubki vabatahtlikuna, koostöös väga tihedalt vallavalitsusega, kes on ka siis välja öelnud, et ta soovib saada roheliseks vallaks ja osaleb siis esimesena vallavalitsustest ka Rohetiigri programmis. Ja väga oluline on see, et elanikkonna teavitus on kandnud minu arust väga hästi vilja, sest elanikkonna seast on tulnud ka teisi vabatahtlikke juurde ja me oleme koos rünnanud ka aju ja välja selgitanud siis need 6 valdkonda, kus me jätkusuutlikke tegevusi teeme väga tihedalt, sõlmides selle valla arengukavadega ja muude igasuguste tegevustega. Nii et kaasamine on ka meie puhul väga oluline eduvõti.
no see on väga hea näide, esiteks muidugi vald on supertubli, et Lääne-Harju on selles mõttes ikkagi eeskujulik, et oleks kõik Eesti vallad sellised. Ma arvan, et tänaseks ei ole ühtegi omavalitsust, kus inimesed ei oleks helistanud ja ühendust võtnud, kuidas te seda teete või kuidas te saite selleni üldse jõuda, et kui meie läheme oma vallavalitsuse juurde mõne mõttega, siis meid ei võeta kuulda. Et seal on mõned nipid ja me kindlasti oleme aidanud ja kogu seda teekonda, mis on olnud tohutult põnev. Jah, esimesel Rohevalla seminaril oli meil ka avasõnadeks ja esimeses paneelis riigipea, kes tahtis ka kindlasti meie seminaril osaleda. Et vaadake rohevald.ee lehte, seal on kõik meie edenemine ja kõik sellised põnevad seminarid ka üleval. Aga aitäh. Hanna, kuidas siis noored seda olukorda tajuvad? Ja kuidas te toimetate, kuidas teie kaasate, keda, kuidas läinud on või kui veel ei ole läinud, siis mis ootused ja lootused on? Ja ma esiteks täpsustaks seda, et ma kindlasti ei ole ekspert, et ma olen selline pigem aktivist, kui siis üldse. Aga noorte kaasamine see on vist iga noorteühenduse põhiline probleem, et tegutsevad ja eesmärgid on, aga samal ajal ikkagi on õhus alati küsimus, et kuidas siis noori kaasata. Et kui palju on neid, kes üldse ei teagi erinevatest noorteorganisatsioonidest ja kuidas üldse juhtida nende tähelepanu nii endale kui ka siis nendele probleemidele, millega me tegeleme. Et kui nagu maailmast niimoodi ka Skandinaaviasse pilk suunata, et siis tegelikult on ju noorte osalus keskkonnaprobleemidele tähelepanu juhtimises väga, väga hea, et noored on ju need, kes on seda eest vedanud ja Greta Thunbergi näitel, et ma arvan, et ei ole nagu võimalik enam paremasse olukorda saada, et nüüd on nagu meie signaal ongi see, et saada nagu see teine osa ühiskonnast või see nagu ülejäänud osa ühiskonnast kaasa. Et loomulikult oleme ise nagu aktiivselt sellega tegelemas. Et võib-olla unistuste poolest ikkagi just, miks ma ka täna siin olen, et saaks rohkem koostööd teha, et saada siis noorte häält igale poole ja et meid võetaks ka tõsiselt, et tihti on ju see, et võime mingile probleemile tähelepanu juhtida, aga et siis see nagu kaob kuskile kaugusse ära kahjuks. Aitäh. Katri-Liis, no sina oled ka selline mitme tooli peal istuja tegelikult, sest sa oled sotsiaalne ettevõtja, aga sa oled ka akadeemilise taustaga, esindad akadeemiat, et kuidas teil see kaasamine ja koostöö, et kuidas need koostööpunktid, kas on olemas või ei ole või? No mina kindlasti usun haridusse eelkõige ja ma usun sellesse, et kui me oma tudengeid püüame suunata uute mõtteviiside juurde ja panna neid ja kaasama ja osalema, siis meie saame neid suunata eelkõige nende tegemistes ja sellepärast me tegimegi sellise natuke teistsuguse magistriprogrammi, kus nad peaksidki tulema välja oma ettevõtetega lõpuks ja kogu see programm on kokku pandud niimoodi, et see ongi üks suur projekt 2 aasta jooksul, et me lihtsalt toetame oma kursustega nende suuremaid unistusi teoks teha. Ja loomulikult me ei saa teha seda kuidagi eraldiseisvalt, et ka meil on kindlasti kõik needsamad sektorid olulised ja meie oleme siis hästi palju teinud seda ikkagi koostööd ja just nimelt meie kasutame sõna koosloome, et me püüame alustada sellest, et leida see täpne probleem, et mida me tegelikult lahendama hakkame enne, kui me siin kõik hoogsalt neid lahendusi pakume, et meie nagu alustame pigem sellest, et küsida ikkagi iga selle tegevuse juures, miks see olukord selline on ja keda see puudutab ja miks me seda üldse peaksime muutma ja kuidas me seda siis hakkame tegema, et pigem on nagu see väärtus selles küsimises, et miks midagi on halvasti ja läheme siis sealt liikvele,
et selle kaudu me siis ka tegelikult need koosloomes osalevad partnerid leiame ja no kindlasti me näemegi, et siis sünnivad paremad lahendused, kui meil on nii needsamad omavalitsuse esindajad kui need inimesed, keda see teema puudutab, no ja sotsiaalse ettevõtluse puhul kindlasti on see sageli erinevad nii-öelda, keda me nimetame nendeks riskirühmadeks küll, mis on juba omaette, eks ole, stigmatiseerimine, aga põhimõtteliselt jah, inimesed, kes siis on mingit liiki erivajadustega ja nende siis osalemine ja nende osalema saamine on tegelikult olnud väga pikk ja aga sedavõrd ka tänuväärsem protsess, et just nendega koos leida siis nendele samadele neid puudutavatele probleemidele lahendusi. Aitäh. Mikk, ka oma igapäevatöös püüad leida probleemidele lahendusi ja oled siis riigisektori esindajana, erasektori kaasaja aktiivne. Ennem kui ma sulle sõna annan, ma ütlen huvitava fakti Miku kohta, et eelmisel aastal valiti Mikk Maailma Majandusfoorumi ja Apolitical poolt 50 maailma agiilsema poliitikakujundaja sekka. Aitäh. Siin on kõlanud 2 väga olulist märksõna. Üks on probleem ja teine on tahe. Et alustaks võib-olla sellest nagu probleemistikust, et ka meil oma lähenemises on olulisem kõigepealt ikka defineerida õigesti, et milles seisneb probleem ja kui me mõtleme selle kestlike eesmärkide ampluaale, siis on väga hästi kirjeldatud siis ÜRO poolt need 17 kestliku arengu eesmärki. Ja seal on mingid parameetrid, mis on teada ja et on see töö nagu väga kenasti nagu ära tehtud ja nüüd küsimus on selles, et kui sa avatad kogu seda probleemide merd ja mõtled, et kust otsast siis pihta hakata, et siis tuleb sisse järgmine hästi tähtis märksõna, milleks on tahe. Et kõiki maailma probleeme ei ole võimalik korraga ära lahendada ja sellepärast tulebki väga rangelt, me töötame ainult nendega, kellel tuleb selles valdkonnas kaasa ka see tahe ja see sisuline sisemine põlemine ja nagu kiindumus selle probleemi lahendamise vastu, et näiteks ma arvan, et Eesti avalikul sektoril on võib-olla vähem panustada sellesse, kuna probleem on mõnevõrra väiksem, et kuidas laste suremust vähendada maailmas, aga meil on kindlasti väga palju rohkem võimalik panustada sellesse, kuidas vähendada toidu raiskamist, kilekottide taaskasutust edendada ja nõnda edasi. Ja kuidas me seda teeme ongi siis see, et kõigepealt identifitseerida eri ministeeriumites ja allasutustes, et kellel on ametnikest, tippametnikest see sisemine põlemine konkreetselt mingisuguse, energeetika probleemi lahendamiseks või toidu raiskamise hüppeliseks vähendamiseks või vaimse tervise probleemide vähendamiseks ja just sellisel viisil, et mitte lihtsalt, et tuleb üks eraettevõte, ütleb, et näed, mul on siin üks kuldmuna, mis kõik ära lahendab, vaid et tuleb keegi, kes ütleb, näed, selge, et me näeme, et siin on keegi, kes on probleemi hästi tuvastanud, tal on sisemine põlemine avaliku sektori poolt kaasa aidata, aga mis oleks, kui teeks selle piruka hoopis suuremaks, et mitte lihtsalt ei ürita turgu nagu ümber jaotada, vaid võtamegi ette, et ma ei tea, toidu raiskamises saab 10 ettevõtteid panustada sellesse, et see väheneks 80% võrra, ma ei tea, 3 aasta jooksul ja sama lugu, ma ei tea, biomajanduse käivitamisel, et ei ole ühte nii võimekat ja tehnoloogiarikast ettevõtet, kes suudaks kogu Eesti, ma ei tea, bioväe niimoodi paremini ära tootlustada, et me saaksime sellest rohkem lisandväärtust ja peaksime nagu vähem maha raiuma, vaid pigem on eesmärk just sellised komplekssed probleemid uuteks stiimuliteks ja uuteks turuplatsideks luua, et see on see, mida me teeme ja mida oleme nüüd eri valdkondades käivitanud ja õnneks on just see rohepööre laiemalt ja siis energeetika, toidu raiskamine, biomajandus nagu hästi konkreetselt täna Eestis need valdkonnad, kus on see hea tasakaal probleemi defineerimise ja ka sisulise tahte vahel. Sa mainisid kestliku arengu eesmärke, et ma publikule tuletan veel korra meelde, et 2015 lepiti kokku üle maailma 17 kestliku arengu eesmärki, milleni me peaksime siis jõudma aastaks 2030, kui me tahame siin planeedi ja inimkonnana mitte ainult ellu jääda, vaid ka edukalt ellu jääda, ehk siis ka tulevikus hästi elada, et meie tulevased põlved saaks
inimväärselt elada, et planeet oleks alles ja et majandusmudelid oleks kestlikud. 6 aastat on sellest möödas ja noh, ütleme niimoodi, et enamus maailma riike tunnistab, et me ei jõua aastaks 2030. Kui me jätkame seda tegevust nii, nagu me täna teeme, et me välja lubatud ajaks me ei jõua kestliku arengu eesmärkideni. Ja et üks suur probleem või takistus selle juures on siis sellise kollektiivse mõtlemise puudumine, et noh, läänemaailm on hästi individuaalne. Ma arvan, et Eesti on ka tegelikult küllaltki individuaalne riik. Et selline kollektiivsuse puudumine on üks konkreetsetest takistustest. Neid on muidugi palju, sest see teema on nii keeruline ja see ongi raske, muidugi. Et mis teie arvate, ma annan nüüd vaba mikrofoni, et kuidas seda kollektiivsust siis kuidagi utsitada või et mida ja kuidas me näiteks Eestis võiksime kollektiivselt teha paremini, et noh, okei, 2030. aastaks, noh, isegi kui ei jõua, et siis äkki 2040. aastaks äkki jõuaksime nende kestliku arengu eesmärkideni, mida on palju, kus on palju alameesmärke ja nagu sa ütlesid, et jah, igaüks ei saa kõigega tegeleda, vaid igaüks valib endale või noh, selle mingi eesmärgi ja pühendub sellele, et kuidas seda nagu paremini teha? On teil nagu ideid? Või on teil näiteks mõtteid, et kuidas see takistust nagu ära saaks võtta seda, et noh, me tegelikult ei taha koos väga midagi teha. Et meie ka koalitsioonis, kui me lõime koalitsiooni, siis me just selle pärast tegime seda, et saaks sektorit üleselt kokku räägiks asjast. Et noh, tol hetkel seda ei olnud tegelikult sellist sektorite ülest vestlust üldse, et ühe laua taga on siis kõik, ütleme 4, kui me akadeemia võtame 4. on ju kõik 4 sektorit ja siis, et no okei, et kuidas me kas või teavitust tavainimeste hulgas, eks ju, saaksime senisest paremini teha, sest et ega tavalisele inimesele on noh, tegelikult nagu veel eriti keeruline, see müra on ju nii tohutu, et kus see vaene inimene tegelikult peab lõpuks tegema, mis on õige valik ja mis on vale valik. Et siin on nii palju probleeme on ühesõnaga, et kas teil on mingeid häid mõtteid, et kuidagi liikuda lahenduste poole, et näiteks alustame selle kollektiivsusega, et noh, Kairil on selles mõttes nagu võib-olla hea kogemus, et ideaalne, no teil on hästi jah, aga noh, Tallinnas näiteks ei ole hästi. Aga võib-olla nagu kui me mõtleme seda, et kui me räägime keskkonnast, siis me räägime sellest, et me mõtleme globaalselt, tegutseme lokaalselt ja võib-olla astuda samm tagasi, et alustada perekondadest, väikestest kogukondadest, et või siis liikuda külade, valdade suurusesse. Et kuidas meie alustasime seda teavitust, esiteks oligi see, et see kommunikatsioon peab olema hästi läbimõeldud ja hästi siduv ja inimesed peavad reaalselt nägema, et see toob neile reaalset kasu. Et kui me panime paika nendes alustalades, milleks on energia, ettevõtlus, energeetika või ütleme siis selle ma juba ütlesin, elurikkus, jäätmemajandus, transport ja elanikkonna teavitus, siis me kõikides nendes valdkondades panime paika lühiajalised ja pikaajalised eesmärgid ja kuna on tegu inimestega, kes eelkõige on üsnagi egoistlikud, positiivses mõttes ja nad tahavad teada, mis saan mina sellest kasu, siis me keskendusime alguses konkreetsetele asjadele, mis annavad konkreetset efekti iga valla elaniku jaoks. Ja teavituseks kasutasime, meil on rohelise valla rubriik, mida iga omavalitsus saaks samamoodi sisse viia kiiresti. Eks see teavitus ja kommunikatsioon on kõige alus. Miks me teeme, mida ja kuidas see sulle kasulik on ja kuidas sa saad kaasata. Ja väga huvitav, ma soovitan alati, kui teilt küsitakse, aga miks siis nii ja okei, me läheme rohepööret, aga näed, see on halvasti ja see on halvasti, siis kuidas me lahendasime selle? Sest nii kui me esimesena tegime pressiteate, et me tahame saada roheliseks vallaks, see suund on võetud, siis tuli väga palju tagasisidet, aga näed, miks meil on siin, prügi on siin kehvasti kogutud ja midagi ei toimu ja siis vastus on see, et aga tule aita. Kui sul on ideid, mõtleme koos, teeme koos ja mõni tuli, mõni ei tulnud, aga alati on see hea vastus, et aga tule aita, teeme koos. Siit vähemalt minu jaoks tuli üks väga hea nipp või mõte, et see lühiajaline või see kõige rutemini saavutatav kasu kuidagi selgeks teha, et no mis meie tänasel rohepöörde suur, ma ei taha öelda miinus, probleem, väljakutse, probleem ei ole, on ainult väljakutsed, on, et noh,
ütleme, õiglane üleminek võib tuua kaasa vähemalt ajutise tagasilöögi nii mitmele kogukonnale, mida nad teavad, tunnetavad ja ei taha tegelikult seda võib-olla läbi elada. Et nad saavad aru küll, et pikemas perspektiivis jah, eks ole, on õiglane üleminek ja aga mis me vahepeal teeme, kuidas me vahepeal ellu jääme. Et tegelikult see selline kiirema positiivse outcome ilusas eesti keeles, mul ei tule praegu väljundi toomine inimestele. Mul on tunne, et seda väga hästi ei osata võib-olla teha, et räägitakse probleemidest ja pikaajalisest kasust, aga see, mis me täna või homme, kuidas me tänase või homse üle elame. Et sellest räägitakse vähem, et see oli hea tähelepanek. Jah, Katrin. Tohib vahepeal ütlen ka, et mida mina antud juhul siia kuidas nagu täiendaks, on see, et ma olen nii pikalt erinevaid projekte teinud ja ma tean, et meil on ju tegelikult tohutult suur kõlapind üle Eesti ja kõik inimesed käivad toidupoes. Et mingil määral keegi ikkagi mingisugust signaali kuskilt saab. Aga mida ma adun, on see, et kuidas me teavitame või kellele see korda läheb. Minu meelest, ma võib-olla olen natuke küüniliseks juba muutunud ka nende 10 aastasega, sest et kui sa muudkui teed ja sa nagu tulemust näed nagu nii aeglaselt liikuvad nagu tigu, siis tekib nagu teatav siuke tunne, et kuidas mõjutada seda suurt massi. Ehk siis, ma arvan, et kõik need inimesed, kes täna on siin Arvamusfestivalil, kes teenivad oluliselt rohkem kui Eesti keskmine palk, et neid meil ei ole vaja enam mõjutada. Nemad saavad aru, aga kuidas me mõjutame siis neid, seda suurt massi, et siin juures tõesti hästi oluline on see, et mis mina sellest saan ja üks hästi oluline koht, kus ma näen nagu seda võimalust ka on noored. Nii et selles mõttes mina andsin endale näiteks sel aasta selle lubaduse, et kõik noored, kes minu poole pöörduvad see aasta, ma kõik kuulan ära ja oma huvitavate ideedega ja see on olnud väga huvitav pool aastat. Et selles mõttes, et me peaksime rohkem andma seda kõnepulti või nii-öelda seda võimalust noortele kaasa rääkida, sest nemad ju omakorda lähevad oma vanematele räägivad ja nemad mõjutavad oma vanemaid, loomulikult noori. Et selles mõttes see on kindlasti üks meie selline võimalus, mida me ei tohiks käest ära anda. Ja just seesama, et me peaks mõtlema, et see, kuidas me nendest asjadest räägime. Uskuge mind, et kestliku arengu eesmärgid on väga paljude inimeste jaoks nagu, mis asi see on? Nad ei tea, mis see on ja nad ei tahagi teada. Ehk siis me peaksime asjadest rääkima väga lihtsas keeles, väga selgete, nii-öelda täpselt see, et kui sa teed nii, siis see kasu on selline või siis me peame tegema need meie väljakutsed, nagu me siin nimetame, nagu neile, et nemad tahaks ka selles osas midagi teha, et neil tekiks see nii-öelda, et see minu väljakutse ka. Täna see ei ole nii, kahjuks. Nii et see on nüüd meie ülesanne, et kuidas me suudame need inimesed ka ära rääkida, et nemad tahaksid ka natuke muutuda. Aitäh, Kairi? Katri-Liis, vabandust. Ma mõtlen just, et kui rääkida sellest mõjutamisest, et siis kuna minul on selline riigiteaduste taust ka ja juhtimise taust, siis kindlasti peaks rõhutama seda riigivalitsemise, eriti avaliku sektori tähtsust ja seda just siis nii-öelda sellise investeerimise ja võimaluse poolest, ehk et kui palju on tegelikult avalikul sektoril võimalust sekkuda, ehk siis just mitte selliste üksikute pisikeste projektide toetamise, vaid just selle süsteemse lähenemisega ja hästi praktiline viis selleks on mõelda avalikele hangetele, et kus kaudu liiguvad tohutu suured summad ja kuhu me ja kellele me tegelikult siis selle avaliku raha nende kaudu anname. Ehk et meil on küll olemas, eks ole, riigihangete seadusega võimalus mõelda sellele, et millised oleksid siis need keskkonna mõjuga ja positiivse sotsiaalse mõjuga hanked, et meil on need kriteeriumid seal sees, aga nende tegelik ja täna praktiline rakendamine kipub olema väga tahaplaanile jäänud, et ikkagi domineerib see, et odavam pakkumine võidab, aga et see on väga selge ja oleks hea viis
võimaldada siis palju rohkem selliste positiivsete lahenduste ja teenuste ja toodete teket ja mõjutada tegelikult turgu selle kaudu. Et noh, mul on endal hästi praktiline näide ka selle sama meie oma sotsiaalse ettevõttega, mis siis Inglismaal tegutseb väga edukalt pakkudes keskkonnahooldusteenust ja kui ma seda Eestis siis siin mitme aasta jooksul püüdsin käivitada ja rakendada, siis ikkagi omavalitsus on üks ja avalik sektor on üks väga selge sellise teenuse ostja. Aga selles sektoris siis Eestis, eks ole, meil täna domineerivad väga pikaajalised hanked välja kujunenud hankepartneritega, kelle käest ostetakse kas või sedasama parkide või teede tänavate korrashoiuteenust ja sinna turule ühel sotsiaalsel ettevõttel siseneda on täna pea võimatu. Et see on nagu üks hästi konkreetne viis, kuidas saaks tegelikult ka selliste ettevõtete siis arendamist toetada, et kuna meie võtame tööle endised õigusrikkujad näiteks, ühtlasi siis aitame nendel saada tööturule ja tööhõivet, et see on see riskirühm, kellega meie siis oma ettevõttes tegeleme, aga jah, et Eestis see on väga, väga kompleksne ja keeruline, aga et need avalikud hanked, ma ütleks, on üks selline hästi praktiline viis midagi muuta. Jah, nõus. Ütlen vahele, et avalikud hanke probleem on midagi, mis on suureks probleemiks ka näiteks KOV-idel või kõikidel, kes puutuvad kokku avaliku hankimisega. Et siin on kindlasti suur töö vaja ära teha ja kindlasti mitme osapoole koostöös. Aga Hanna tahtis vist eelmise teema juurde tagasi tulla korraks. Tahtsin isegi Kairi jutule lisada seda, et ma olen hästi nõus sellega, et see kasutegur on väga oluline ja enda töö näitel ka, et alati tuleb see, et isegi kui ma mingi idee välja käin, mis võiks justkui nagu kõigile kasulik olla, siis tekib see nagu küsimus vastu, et aga mis see täpsemalt siis kaasa toob, et mis mina sellest saan. Et näiteks kui ülikoolis sees mingisuguseid ideid pakkudes, et ikka tekib see, et aga kuidas see meile nagu tervikuna siis midagi toob, et too mulle välja need punktid, et mida see siis nagu paremaks muudab, et kui see just ei ole mingi konkreetne asi nagu ülikoolile näiteks endale, ma ei taha kuidagi nüüd kritiseerida seda suhtlust ülikooliga, aga lihtsalt, et see on nii loomulik, et seal on see komponent. Ja samas teine asi, mis ma mõtlen, et kuidas võiks seda nagu parandada, et kui kogu aeg hirmutatakse, et vot kui me ei tee, siis juhtub nii, et siis see nagu toobki mingisugused negatiivsed emotsioonid, et kui me räägime, et me peame selle ära tegema, sest et kui me ei tee, siis juhtub pahasti, et siis miks me ei võiks seda kommunikatsiooni keerata, et teeme ära, sest et siis saab paremaks ja sina saad sellest seda ja sina saad sellest seda, et see võiks ju alati olla nagu sellise positiivsema laenguga, et muidu juhtubki see, et sa töötad 10 aastat ja muutudki küüniliseks sellest, et nagu midagi ei saagi justkui paremaks, et kogu aeg me väldime seda negatiivset, aga võiks ju vaadata siis, et me nagu pigem suurendame seda nagu positiivset osakaalu. Ja siis ma tahtsin öelda selle noorte kaasamise ja dialoogi peale, et noored tõesti otsivad dialoogi, et noored tõesti tahavad oma arvamust väljendada, alati see ei ole kuidagi, arvamus ei saa vale olla, aga alati see ei ole nii kasulik, aga et loomulikult me tahame rääkida, me tahame ideid välja pakkuda ja ma selles mõttes tuletan ka meelde, et need noored, kes näiteks 5 aastat tagasi just hakkasid midagi arvama, olid gümnaasiumi vanuses, et nemad nüüd tänasel päeval juba kujunevad noorteks ekspertideks, et see ei ole mingi selline staatiline mass, et noored on väga dünaamiline üldse grupp ühiskonnast, et selles mõttes, mida rohkem kaasata, mida rohkem pakkuda võimalusi, et see on, ma arvan, alati väga, väga positiivne. Ma arvan, ma lihtsalt täiendan, et suurettevõttes, ma tean ise seda, et kui ma lähen oma juhtkonda ja palun aega, et kuulata ära mingi punt noori, te võite ette kujutada. Ma saan selle aja 3 kuu pärast, võib-olla kuskil, ma ei tea, reede õhtu kell 4, nad ütlevad, okei, ma võin neid ära kuulata. Ehk siis see on täna nagu, et tegelikult on hästi paljudes, ma ei räägi siin ainult oma sektorist, ka teistes sektorites, meil on väga hea kogemusega siukseid väärikaid inimesi, kes võiksid seda ju jagada nagu noortele ja võib-olla ära kuulates tekib ka mingi õudselt äge uus idee, mida nad võivad oma mingi puntrasse sattunud probleemi lahendamiseks ära kasutada. Ehk siis seda ma nagu tajun ja sellepärast ma endale selle väljakutse selleks aastaks võtsingi, et ma ei mattuks ka selle nii-öelda selle suuna alla, et ma siin teen oma tööülesandeid ja küll ma saan hakkama ja kui mul on vaja, küll ma siis leian ise lahenduse. Ehk siis see ärakuulamine, see vana hea ärakuulamine, mis on ju alati aidanud. Ehk siis see on minu meelest üks asi, mida suured ettevõtte juhid võiksid oluliselt rohkem kaaluda.
võib-olla see, et leida aega. Just leida aega, mitte 3 kuu pärast reede õhtu kell 4. Jah, Mikk. Ma lisaks nii palju, et minu jaoks praegu kõige tähtsam märksõna siin võib-olla just see, et mõtleme võimalustest, mitte probleemidest, et kuule, et me teeme seda sellepärast, et siis sinul hakkab parem ja kui me mõtleme sellest nagu koos kogukondlikult, siis mitte ainult sinul, vaid ka sinu naabril hakkab parem ja siis ta ei vihkagi sind enam, vaid tuleb sinuga kaasa ja siis see nagu lumepall hakkab nagu hoopis paremini veerema ja ma olen päri, et tihti, eriti avalikus sektoris on takistuseks julgus nagu teistmoodi hankida, aga ma väidan, et suuremas osas Eesti avaliku sektori asutustest on täna juba ikkagi olemas mingisugune sisemine champion, kes tuleb lihtsalt üles otsida ja talle see lugu nagu ära rääkida, et kui tema on see inimene, kellel on see päris tahe, et siis ta kindlasti leiab oma asutuse sees, ma ei tea, erasektori nii-öelda pakkujast oluliselt kiirimisel viisi, et kuidas nad võiksid tulevikus hakata nagu hankima teistmoodi. Ja kolmandaks ma tegelikult tahaksin nagu kollektiivist ja sa mainisid nagu pere kui üksust tule veel sammu tahapoole, et iga kollektiiv ikkagi koostab indiviididest ja mis meil on olnud Eestis võrdlemisi palju ikkagi mureks on see, kui keegi läheb ja proovib ja siis komistab 1, 2 ja 3 korda, siis tundub nagu läbikukkumine, aga selle asemel peaks ikkagi minema ja käest üles tõmbama ja ütleme, et kuule, jääd sa vähemalt proovid, et nagu pane edasi, et seda nagu nende pioneeride tunnustamist, et seda oleks nagu oluliselt rohkem aja, sest ma arvan, et Arvamusfestival algas 1-2 inimesest, samamoodi, ma ei tea, Rohetiiger ja nõnda edasi, et me kipume seda võib-olla ära unustama. Ja natukene eestlaslik viis võib-olla suhtuda teise inimesse, aga millega ma väga nõus olen ja ka ise süüdi selles, et positiivset narratiivi on väga vähe. Ega ka ise oma töös ju tegelikult pigem ju räägid probleemidest. Täna siin alguses jää sulatamiseks seda mängu tehes ju tõin teile ka 3 suurt probleemi, mitte 3 suurt mingit tuleviku rõõmu, kuhu me võiksime kunagi jõuda. Et ikkagi see negatiivne stsenaarium, negatiivne narratiiv on väga domineeriv. Noh, mitte nüüd Eestis, mitte meie seas, vaid üleüldse maailmas tegelikult see on probleem. Jah, Kairi. Võib-olla ma lisaks tegelikult ikkagi ühe näite, mis algas võib-olla siis negatiivsemast narratiivist. Et näiteks Lääne-Harju vallas maikuus paigaldasime toiduringluskapi prototüübi. Ja esiti küsisime üldse, et kas inimesi selline food sharing üldse huvitab. Tuli välja, et väga huvitas ja siis me tegime küsitluse, kus me püüdsime kaasata vabatahtlikke toidukapi juurde ja kui me küsisime, et mis on see peamine argument sinu jaoks toidukapi juures, siis see oli toidu päästmine. Et me keskendusime sellele natukene negatiivsele varjundile, et toitu visatakse palju ära. Ja tänasel päeval on toidukapp, muidugi läks kohe väga kiiresti käiku. Laulasmaa külas võite vaadata Facebooki grupist selliseid ilusaid külluslikke pilte. Tänasel päeval on meil koostööleping Eestis täiesti esmakordselt ka Selveriga ja teine väga hea koostööpartner on Alexela ja Alexela toetab off-grid hübriidkapi tegemist, mille me paigutame septembrikuus Paldiskisse ja Laulasmaale. Ja lisaks ka siis loomulikult Lääne-Harju vallavalitsused jällegi hea näide, kuidas kogukond, omavalitsus ja ettevõtjad töötavad ühe probleemi nimel ja ma arvan, et iga selline tegevus muudab hästi palju inimeste mõtteviisi, et kui me vaatame, et mida sinna toidukappi siis pannakse tänu ka selliseid natukene hellitavaid asju, et on kodukarbis või kodumunad karbis, kõige eksklusiivsem asi näiteks 125 aasta vanune leivajuuretis ja oma aiasaaduseid ja üht-teist veel. Nii et see on ka selline, see probleem on toonud kokku ja kogukonda väga hästi liitnud. Ja võib-olla keskkonnateemadel me võime teha erandi, et siin on palju negatiivseid asju, mis puudutab muldade tervist või põhjavee seisukorda või seesama toidu raiskamist, mida me püüame vähendada. Aitäh väga hea näitest. Kas publiku seas on küsimusi? Eksklusiivne võimalus küsida. Nii, on.
Aitäh. Ma võib-olla ei küsiks, aga ma haaraks kinni selleks avalike hangete teema. Et mis oleks näiteks, kui kohalikud omavalitsused näiteks 10% hangetest peaksid ostma kohalikelt kogukondadelt. Need, kes 10 täis saavad, need saavad riigi poolt mingi täiendava preemia, sest nad ostavad asju koha pealt. Kuidagi tuleb motiveerida. Et see ei ole kohustus, aga kuni 10% võite osta, aga siis nii-öelda partneriks on kas siis kohalik kogukond, MTÜ, need inimesed, kes on ümber. Raha jääb kogukonda. See on väga hea mõte, selle jätkuks ma tegelikult saan tuua ka ühe hea siis positiivse loo, et mida me siis ka oleme ülikooliga koostöös teinud siis Võrumaal ja sellise ürituse ja sündmuse, mis siis on ka kujunenud siis iga-aastaseks loometalguteks ehk siis selline koosloomeüritus ja sealt kasvas siis välja just selline algatus Mahe ja Muhe ehk mis siis just siis on suunatud sellele, et omavalitsused nüüd lõpuks jõudsid siis ka koostööleppeni ettevõtjatega ehk see kõik mahetoodang siis, mida koha peal tehakse, jõuaks siis kooli ja lasteaedade sööklatesse. Ja see seostub väga otseselt ka nende samade avalike hangetega, sest selleks pidid ka kõik omavalitsused sellega nõustuma ja see on just hästi konkreetselt see, mis on idee sündinud ja kasvanud koosloomes ja siis koos ettevõtjate ja nende kohalike elanike ja omavalitsuste vahel. Et selline asi lõpuks on võimalik, see võttis väga palju aega, et mitu aastat tegelikult ja aga ometi on siis tänaseks sellise mõneti ka murdnud siis neid müüte, et sellised teod on võimalikud, et kohalik toit jõuaks siis tõesti ka sinna koolidesse ja et see ka ühtepidi jälle innustaks neid kohalikke ettevõtjaid siis, et kui nad näevad seda võimalust, siis ka rohkem tootma, sest vastasel puhul ei ole ju sellel ka jälle mõtet, et see on jällegi nagu kasu kõikidele osapooltele, et kindlasti see on ka väga tervitatav. Mul on üks küsimus, et me oleme seda samamoodi arutanud Lääne-Harju vallas. Kas ei ole mitte siin mõni seaduse pügal, et sa ei saa eelistada kohalikku või kui on näiteks teada, idee on tegelikult see, et teada on tegelikult ju see, et kui palju on vajadus haridusasutuste, koolide, lasteaedade toiduvajadus ja kui on see vajadus teada, siis tegelikult saab ju vald teha põllupidajatele ja nii edasi ju selle nii-öelda eelteatise tellimuse, see hoogustab kohalikku ettevõtlust, kui teada, et sul on klient olemas, kas siin ei teki mingi seadusega? Ma arvan, see on korruptsioonioht. Just alati ongi see, et sellega võib me näha jälle neid negatiivseid asju et korruptsioonioht ja kohalike eelistamine, aga selles mõttes, et seal on teatud protsent, mille osas siis seda maheda toidu osakaal on võimalik siis suurendada selles koolitoidus, et see ei ole nii, et tõesti 100% saaks koheselt sellele üle minna, aga seal on ka sellised nii-öelda üleminekuperiood, et neid asju ikkagi teha, aga et see on ka selline väike samm positiivse suunas kindlasti edasi. No seadused on ju muutmiseks, et kui on ikkagi seadusandjal tahe, et rohekomponente rohkem sees, see muuhulgas väljendub ka selles, et asjad peavad vähem kilomeetrid liikuma punktist A punkti B, siis selliste pügalate loomine ei ole, ma arvan, tegelikult kuigi keeruline. Küsimus on lihtsalt jällegi selles, et kas tähtede seis on nagu õige, et õnnestub selline muutuse soov realiseerida. No, me jõuaksime ühe küsimuse veel võtta, juhul kui on. Kui on keegi teine. Siin on üks küsimus. Nii, ma vaatan kogu seda üldist olukorda, et kuidas neid probleeme lahendatakse, kuidas rohepööret paremini teha ja kuidas neid jätkusuutlikke arengu eesmärke saavutada. Ja siin on mõned head näited Lääne-Harju vallast, aga küsimus on üldisem, et kuidas kogu seda asja edukalt teha ja kuidas inimeste käitumist niimoodi mõjutada. Ja mul on mulje jäänud, et põhimõtteliselt probleem on inimeste kaasamises. Et see on põhiline valukoht, et inimesed nagu
Kairi ütles, suurem osa Eesti valdades inimesed üritavad vallaga rääkida, aga vald nagu ei võta kuulda ja see on tegelikult, ma olen märganud siin aruteludes varem ka, et see ongi põhiline probleem, et sellist suhtlemist ei ole, inimesed ei julge rääkida ja ei taha rääkida, sest neid nagu materjalid rääkse maha või ei taheta kuulata ja siis see takistab seda suhtlemist ja kokkuvõttes asjad ei liigu. Nii et kuidas seda sellist kaasamist ja suhtlemist aktiivsemaks ja paremaks teha, mis on mõtted või ettepanekud? No. Ma alustaks võib-olla sellest, et ma arvan, et me peame aktsepteerima, et rohepööre ei juhtu igal pool samal ajal ja samal määral. Et see hakkabki ikkagi sellest, et on üks ja toidukett, kes kõigepealt teeb omapoolsed arglikud ja hiljem edukamad sammud. Alguses on üks vald, aga varsti on juba 3 ja 5 ja see nagu niimoodi rullub lahti ja ta võibki taaskord jõuda mingitesse kohtadesse, kus see võiks olla kasulikum, võib-olla paratamatult jõuab nagu hiljem, aga ma arvan, et see on natuke paratamatu. Esimesele Rohevalla seminarile me tegelikult kutsusime kõik omavalitsuse juhid ja eksperdid, nii et nad olid teretulnud. Ja ma tean, et päris mitmed vallad on jätkanud koostööd. Näiteks hetkel on Lääne-Harju vallal väga hea koostöö Saku vallaga, kellega me toimetame koos jäätmemajanduses. Ja neid koostöid on veel, aga sinu küsimusele ma soovitan ikkagi jäljendada meid, et minna arutellu ekspertidega, natukene rohkem eeltööd, natukene rohkem ideid, kuidas asju parandada, mitte minna kurtma, et midagi on halvasti. Ja kui on piisav kogus selliseid inimesi, kes annavad häid ideid ja kes on kõlapinnaga, siis minna nii-öelda partnerina arutama, mida me võiksime teha. Et meil Lääne-Harju vallas on tegelikult selline asi nagu kogukonnakomisjon, kus on esindajad kõikidest Lääne-Harju valla küladest. Et seegi on hea lähtekoht, et minna hea partnerina arutama ja pakkuma välja lahedaid ideid. Ja soovitus. Anna. Mulle tundub, ma nõustun selles mõttes eelkõnelejat, aga mulle tundub, et sageli on ka see, et nii ühiskondlikul tasandil, et inimesed ei tunne ära nagu oma tööpostil siis olles, et kas nemad on need, keda kaasatakse või peaks siis kaasama või nemad peaksid juba kedagi kaasama, et vähemasti nagu oma kogemuse pealt, et kõiki neid struktuure jälgides nii ülikoolis näiteks sees või kusagil organisatsioonis või ka riigi tasandil, et inimesed on nagu kohati ka segaduses, et kui nende poole pöörduda, et kas tema on siis see, kes nüüd peaks midagi ette võtma või aga teda ju ka ei võeta kuulda, et kas siis tema peaks olema hoopis see, keda kaasatakse, et tekib nagu kohati see segadus, et võib-olla võiks võtta sellise nagu ühiskondlikult sellise mentaliteedi, et mina olen see, kes hakkab nüüd kaasama ja siis olen kaasatud ka, et nagu hoida sellist aktiivset joont, et aktivistide puhul on see nagu päris lihtne, et nemad nagu teevad ja ootavad, et teised teeks, on ju, kui niimoodi üldistada. Aga et siis võiks see ka olla niimoodi selline pidev nagu mentaliteet minu meelest. No ma arvan, et sellise iga positiivse mõju saavutamiseks see kriitiline mass olemasolu on oluline ja kui sellised head eeskujud ja näited on, kas või seesama mõte, et Rohevallast et küsitakse, kuidas meie saaksime seda oma vallas teha. Meie näeme sama loometalgutega, et see on nüüd olnud korduv protsess ja seda tahetakse samamoodi kopeerida ja paljundada nii Eestis kui teistes riikides. Et need ongi sellised sündmused, mis tõmbavad kaasa ja kui neid piisavalt palju saab erinevates kohtades, siis tekibki see kriitiline mass nende uute mõtteviiside taha. Ja nemad hakkavad omakorda siis nii-öelda nõudma, et ma võin tuua siin näite oma sektorist, et Rootsis ei ole täna mõeldav, et üks endast lugupidav jaeg ei tee koostööd mõne toidupäästmis nii-öelda lahendusega. Ehk siis avalik surve on nii suur. Eestis ei ole seda, eks ole veel, et selles mõttes, et kui see piir on käes, siis ükskõik, mis see maksab, sul peab see olema. Just, ühiskond on natuke teises kohas omadega. Aga aitäh publikule praegu. Mart. Olgu, aga sa pead tegema väga kiiresti. Hästi kiiresti. Jah. Konkreetne vastus kohalike omavalitsuste mõjutamise kohta praegu käib Rohetiigri ala all. Kuidas teha rohepööret kohalikus omavalitsuses, kus ongi kohalikud omavalitsused, kellele on tehtud 38 soovitust keskkonnaorganisatsioonide poolt, kuidas teha rohepööret, ehk siis minna sinna tagasi, et minge
KOV-i juurde argumentidega, need argumendid on täiesti olemas, need on verifitseeritud ja neid saab üles leida ja igaüks võib minna, võtta need argumendid, minna oma KOV-i juurde ja esitada need neile. Et alustada selle rohepöördega ja millal veel minna, aga mitte praegu, sellepärast, et praegu on valimised tulemas, vähemalt nad teevad nägu, et nad kuulevad teid. Et see on nagu väga oluline koht. Ma tegin hästi ruttu. Väga hea, tõesti oli kiire, see diktsioon oli väga hea. Aitäh panelistidele. Nüüd ma annaks mikrofoni üle Maarjale, et minna järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on siis selline grupitöö, kus on põhimõtteliselt need olulised küsimused, mis siin täna laval ja publikumi julges läbi käis, et istume maha ja mõtleme välja siis mingeid häid lahendusi. Maarja? Just, me palusime meie panelistidel välja pakkuda selliseid konkreetseid väljakutseid, millega me siin grupitöö ajal võiks tegeleda. Ja mul on siin välja valitud 3 sükest põhilist ja 2 ekstra, et kui keegi tunneb, et need 3 ei kõneta, siis saab valida neid ekstra. Ja me palume, et siis ka liiguksite vastavalt selle teema juurde, mis teid huvitab. Ja ma ei tea, ma tulen äkki sinna ette hoopis nende asjadega. Ja, siis on lihtsam. Siis on lihtsam. Nii. Natukene küll sajab, aga pole ehk hullu. Aga äkki jah. tuled katuse alla või? Teate, ma arvan, et ei ole mõtet, sest et äkki tulete, siis võtate need teemad, mis teid huvitavad siit ja liigute ise katuse alla. Et esimene teema, kuidas toetada kaubanduses ja toitlustussektoris ülejääva toidu tarnet abivajajaile ja kogukondlikesse toiduringluskappidesse. Ja me panime 2 panelisti nagu toiduteemalised teemad kokku. Nii et keda huvitaks toidu teemaga tegeleda, siis ütleme, et see tuleb kuskile siia poole. Nii et liikuge siia. Panen selle siia juba ära. Siis, tuul on ka. Siis kuidas tulla toime ebavõrdsusega rohepöördes? Mikk pakkus selle teema välja. Nii et keda huvitab see teema, siis paneme neid siia kuskile keskele. Ühe teema saab, ma arvan, panna lavale. Ja tegelikult üks teema võib vabalt lavale minna. Nii, aga ma jagan vahepeal pliiatseid ka. Ja umbes 20 minutit on aega teil vestelda ja mõelda välja. Ja siis me vahepeal käime ja küsime, et kuidas läheb ja mis ideid on. Ja kui ma olen need teemad ära jaganud, siis ma natuke seletan ka seda töölehte. See on siis ebavõrdsus rohepöördes. Ja siis kuidas panna kriitiline mass tarbijaid keskkonnasõbralikke otsusi tegema? Kus te tahate minna? Äkki lavale siis? Aga siin on mitu tooli. Jaa. Ja, mahume ilusti. Aitäh. No nii, tuli see vihm ikkagi ära. Aga õnneks on meil katusalune. Nii, ehk siis toidu teema on seal nurgas, siis ebavõrdsus ja kriitiline mass tarbijaid panna ägedaid otsuseid tegema on seal. Ja kui tõesti ükski teema ei kõneta, siis paar lisateemat on ka. Nii et võite minu juurde tulla üks noorte teema ja üks, mis mul seal veel oli? Midagi oli veel. Nii, kus mul see, ma võtan selle. Nii, Maarja kohe selgitab ka, kuidas seda täita. Nii, juhend on väga lihtne. Kõigepealt tutvuge selle probleemistikuga. Et teil seal esimesel lehel on probleemi kohta paar lauset, mõningaid fakte ja teisel lehel siis ka need eesmärgid, millesse see teema nagu panustab globaalsel ja Eesti tasandil. Nii et lihtsalt tutvuge sellega, arutage omavahel, mida te sellest probleemist juba teate. Võtke selleks kuskil 5 minutit võib-olla natuke rohkem, kui te tunnete, et on vaja. Ja siis edasi tulevad 2 sükest ülesannet, kus te siis saate ise mõelda ja ma palun teil võimalusel ka kirjutada nendele töölehtedele. Et valige enda grupist siis välja keegi, kes kirjutab ja need pastakad ja markerid on seal on natuke, aga siin on kõik siin. Et kellel ei ole, siis andke märku, meil on neid palju. Et seal on, ma võtan
ma ei tea, kui te näete, et siin on selline leht, kus on keskel suur mull ideed ja ümber siis väiksemad mullid või ringid, kus on erinevad osapooled välja toodud, näiteks haridus ja vabakond ja riigisektor ja ettevõtted. Nii et võib-olla tasub siinkohal ka küsida, kas teie grupist keegi esindab mõnda sektorit või identifitseerib ennast mõnega, kes siin on nagu välja toodud. Ja siis eesmärk on see, et te mõtleksite lihtsalt, mida erinevad osapooled siis saavad teha või kuidas nendesse ideedesse panustada. Nii et selline ajurünnak lihtsalt ja proovige nagu astuda nende erinevate osapoolte kingadesse. Ja viimaseks, nagu ma alguses sissejuhatuses mainisin, et me oleme loomas ka sellist veebipõhist lahendust ja me väga-väga tahaks teada Eesti kui e-riik, et kuidas me saame toetada sellist koostööd ja kestliku arengu eesmärkideni jõudmist. Kas see on midagi hariduslikku, mingid tööriistad, mingid funktsionaalsused, mis iganes. Tegelikult kõik ideed on seotud, ei pea olema ainult digilahendusega seotud, aga kui teil on mingid digiideid, siis pange need sinna kõik kirja. Kas kõigil on seni arusaadav? Siis 1, tutvume probleemiga, 2, genereerime ideid ja proovime ennast erinevate sektorite kingadesse asetada ja 3, milliseid lahendusi meil oleks vaja, et kogu seda koostööd toetada. Nii, aeg on meil, mis meil? Ma kohe ütlen, kuna meil on pooleni on ja kell on 10, nii et me saame veel, Need 20 minutit ja siis lõpus korra jagame ka erinevate gruppide poolt. Kui te tahate kirjutamiseks mingit alust? Vastakad.
nii. Ma loodan, et te kuulete mind. Tähelepanu, ma lihtsalt palun, et kui te veel ei ole jõudnud, et siis liikuge ka sinna viimase küsimuse juurde. See on seal lehe teisel poolel. Et jah, et pange need viimased mõtted nende ideede osas ja nende erinevate rollide osas. Ja siis vaikselt ka järgmise küsimuse juurde ja siis umbes 5 minuti pärast. Kolme. Okei, ma ütlen 5 minuti pärast, me teeme kokkuvõtted. Ja siis need paberid, kuna me tahaks pärast kokkuvõtteid teha, siis võite meile anda.
No nii, teeme nii, et 1 minut, et lõpetada need mõtted ja kui te ei ole veel teise küsimuseni jõudnud, et siis keerake seda lehte, vaadake, mis seal on. Ma panen teadlastele, et nad räägiks väljakutsetest inimkeeles, mitte mingisuguses sellises keeles, millest keegi aru ei saa. Haridusasutuste noorsootöö, siin on ka puhas teavitus, nii-öelda roheteemad peavad olema hariduse osa. Maailma haridus. Kuke midagi ma olen siia saanud, aga nüüd siia me ei saanud, palun, igaüks ütleb veel midagi geniaalselt. Ja see on nagu alus, sest kui saad aru, kuidas on sinu käitumine seotud sellega, et need jääkordades jupuvad, siis saad mõtlema sealt nagu just juppaaval, et kuidas saaks oma Viimast seda osa on õnnestunud kuidagi videosse. Digilahendusi, nii noored. See, kui me nüüd kokkuvõtet teeme. See digi on tegelikult sulgudes, siin on nagu lahendus. See digi on siin selle kriitilise massi puhul keeruline. Kestliku arengu eesmärkide saavutamist. Mina tean mingi vastust, mida ma ütleks seda, et tuleb ikka õigeid poliitikaid teha riigi tasandil, aga selleks on vaja, et rahva hääled jõuaks sinna, eks ole. Rohelised ei ole ju kuskil täna. Kas te olete enam-vähem valmis? Kuidas meil gruppidel läheb? Kas te tahate veel 1 minuti? Ei? Või? Aga siis ongi vaja uut värsket verd, noored. Okei. Kuna meil lihtsalt aeg pressib peale, et kas te tahate natuke jagada oma arutelust, et mis te välja mõtlesite? Mart? Jaa, ma delegeerin. Aitäh. Meie teema oli, kuidas mõjutada masse käituma ja tarbida mõistlikumalt. Ja meie ideed on väga lihtsad. Kõik halvad valikud tuleb teha kallimaks. Ja kõik headest ja rohelistest teemadest tuleb rääkida My Hitsi hommikuprogrammis. Või massimeedias, ses suhtes, mida nagu päriselt inimesed kuulavad ka. Ja riigisektori kohalikud omavalitsused, nende osa on kogu see maksupoliitika, mingite toodete puhul saab seda tõsta, mingite toodete puhul maksumäära arandada ja teha kohustuslikumaks rohehanked, sellepärast et riik on väga suur hankija, kui me räägime kulust ja toodetest ja pakenditest. Vabakonna peamine ülesanne on teavitustöö ja kaasamine. Ettevõtted saavad teha teavitustööd ja rohe-eesmärke rakendada. Eraisikud saavad olla aktiivsed, näiteks minna valima ja kui neile meeldib valikut, siis minna kanditeerima, et muuta asju paremaks. Teadlased võiksid rääkida sellest kõigest inimene keeles ja haridusasutused ja noorsootöö tegeleb haridusasutuse ja noorsootööga. Maailma hariduse ja sükeste asjadega, ühesõnaga. Ja siis teisel pool oli see teine küsimus, kuhu me ei jõudnud veel. Suur aitäh, kõik lihtne ja selge, kõik probleemid on lahendatud. Aitäh. Nüüd ma lähen järgmise grupi juurde. Kuidas tulla toime ebavõrdsusega rohepöördes, et keegi nagu kuidagi halvemasse seisu ei jääks? Kes teist tahaks jagada? Me võime kõik veidi siis oma ideedest rääkida, et ma hakkan kuskilt nurgast pihta, mis me kirja panime, et ebavõrdsust vähendavad ärimudelid, ehk siis kui on võimalik, tegelikult see oli sinu mõte, sa võib-olla tahad seda ise lahti rääkida, kui räägime digitaalses võtmes, nii nagu oli ka soov, et siis kindlasti saaks kõik rohevaldkonnaga seotud andmeid esiteks paremini mõõta, seejärel paremini analüüsida ja selle põhjal luua kas siis poliitikameetmeid või ärimudeleid, mis
võimaldavad paremini mahajääjaid aidata. Siis loomulikult raha paneb asjad liikuma, ehk siis kui rohkem investeerida teenustesse nendes piirkondades, kus rohepööred on visa tulema, siis seda kindlasti. Seadustega saab, nii nagu ka eelmine rühm mainis, suunata ja stimuleerida ja luua erisusi kohtades, kus muidu on võimekus kehvem, sest kogu aeg kulub lihtsalt iseenda ja oma pere ülalpidamisele. Ja võt energiaühistute ja energiarollist, sellest ma annan küll sulle. No igaüks jääb oma liistude juurde, et üks variant, kuidas seda teha, on energiaühistute kaudu. Ühistu liige võib olla Land Cruiseri omanik 1000 euroga sissemakse ja ka üksikvanem 10 euroga. Mõlemad on liikmed, igaüks panustab vastavalt oma võimalustele, toob kogukonna kokku ja samas taastuv energeetika ka edeneb. Siia juurde saab panna nüüd selle digiteema. Et kui sa täna energiat toodad, siis sa saad seda ka kõike mõõta. Ja sealt tulevad uued võimalused. Näiteks kui kohalik omavalitsus taastuv energiat toodab, ta teab, palju ta toodab, kui palju inimesed tarbivad. Ja siis näiteks nendele peredele, kes on sotsiaalselt halvemal järjel, kohalik omavalitsus saab nii-öelda anda tasuta elektri. Üks variant, kuidas otseselt toetada inimesi, kes on vähem jõukad. Ja täpsustaksin veel just siia viimase mõtte juurde. Mis me veel arutasime ja rõhutasime oli see, et rohepööre on täna veel suhteliselt elitistlik, ütleme, kontseptsioon üleüldiselt ja keskkonna vaenulikud tegevused on tihti vaesuse nägu, seda nii Eestis kui ka mujal maailmas. Ja et üks lahendus võiks olla see, et ka vähem kindlustatud inimestel oleks võimalik hüvitada näiteks nende roheline käitumisviis selleks, et ühest küljest harjutada seda käitumisviisi sisse ja suurendada võrdsust rohepöördes ja samas mitte panna vähem kindlustatud inimesi kehvemasse olukorda. Lihtne näide on see, et vähem kindlustatud inimesed ei maksa prügiveo eest. See kompenseeritakse neile, et nad ei topiks oma prügi igale poole mujale. 20 eurot kuus on vähem kindlustatutele ka suur asi. Suur aitäh teile! Ja lähme kolmanda grupi juurde. Teie teema oli toit ja kuidas seda vähem raisata või mida teha toiduga, mis jääb üle näiteks kaubanduskeskustest, toitlustusasutustest. Ma olin selle idee esitajad, võib-olla keegi teine. Jaa, hästi. Ma püüan kirjast ka aru saada. Aga meil on tõepoolest toidu raiskamise teema, et kuidas me saame vähendada oma tarbimist ka toidu laual ning kuidas võib-olla toidulaua jääke siis taas kogukonda taas ringlusesse saada. Ja meil on siin siis ka kogukonna juht ja omavalitsustega toimetaja, kogukonnaga tegeleja ja tarbijad ja nii edasi siin pundis ja ideede mõttes. Kui rääkida, siis ringlus mõningatel toimub, kes on Selverites ja käinud, on neid kogumispunkte näinud, aga neid kogumispunkte tuleb rohkem ja rohkem luua. Ja neid kogumispunkte on võimalik luua nii-öelda siis nendesse community centeritesse, mis need eesti keeles on, kogukonnakeskustesse täpselt lisaks nendele poodidele tegelikult, ehk siis võib-olla veel siis sellisest tsentraalsematesse asukohtadesse neid veel ja veel luua, aga ütleme, alustame siis võib-olla sellist teadlikkuse tõstmine on siis riigisektori omavalitsuste ülesanne kindlasti, et see kogukonnas oleks järjepidevalt teemaks ja see oleks üks teema, mida igapäevaselt peab jälgima ja kui võimalust siis kõik ringlusesse taas laskma oma toidujäägid. Ja eesmärgid tuleb kindlasti kogukonna juhtidel, ehk siis omavalitsustel seada ja selleks ka selline tegevusplaan ja vastutajad ja siis on reaalselt ka viiakse laiemas mastaabis neid asju ellu üldiselt ja tulevadki erinevad kogukonna osapooled rohkem kaasa nende ideedega ja rakendavad siis samu ideid. Aga vabakond ja sihtasutused, nendel on selgelt siis kommunikatsioon ja selline võib-olla koordineeriv tegevus, mis täiendab omavalitsuse tööd. Ehk siis selline võiks olla topelt tegemine, aga võib-olla veel rohkemate ja rikkalikama ideedega ja võib-olla kiirema tegutsemisega teinekord. Ja järjepidev idee korja kogukonnas, et need ideid, kuidas asju lahendada, see on nagu innovatsioon siis selles tegutsemismudelis võib-olla, et kuidas paremini edasi, et seda kogu aeg hoida siis kohalikus kommuunis kui ka siis maailma praktika kaasamine võib-olla siis kust jälle saaks rakendada paremini asju maailmast. Ja ettevõtted kindlasti
et ülejääva toidu oma jäägid ka suunavad sinna, et ettevõtted on need suurimad sellise massijäägid siis nii-öelda tootjad, sest et selgelt on neil raske arvestada, palju on homme kliente ja nii edasi ja toidu müüjad kindlasti samamoodi kauplustes, et jällegi nende täielik kaasamine ja toetamine siis ka kapi ehitamise energia maksmise toetamine. Et kapi ehitamise energiamaksete toetamine, ehk siis sisuliselt ettevõtted saavad ise pidada neid kappe üleval, mis siis on kas külmiku näol või nii edasi, mis aitab säilitada seda toitu, mis sinna ajutiselt siis pakitakse ringlussüsteemi jaoks. Ja eraisikute näol muidugi on võimalik teha ühiskokkamisi, et ühiselt paremini võib-olla optimeerida oma tarbimist. Meil on võimalik ka sellisest kommuunikeskustest teha nende jääkide põhjal siis sellist ühiskokkamist võib-olla osale kogukonnast, kes ise muidu peaksid kokkama nendest jääkidest, aga nendele on võimalik teha ka koka näol siis see toit juba valmis, et see on ka üks viis, kuidas tuua ühiskond või kogukond kokku, toimetada sotsiaalselt ka selle seltskonnaga, kes seda tarbib ja tuua kokku võib-olla seda ringlust toetavat seltskonda, et see hoiab ka võib-olla sotsiaalselt lisaks veel koos, et selline kokkamisversioon ka, mitte ainult toidujaakide jagamine. Ja loomulikult siis tarbimise ja ostude optimeerimine on meie iga eraisiku, iga pere kohustus, et veelgi optimeerida seda tarbimist, et täpsemalt need retsepti algkoostised siis osta. Ja teadlased, eksperdid saavad soovitada kindlasti väga selgelt, kuidas täpsemini siis oma nädala toitumisplaane koostada, et üle ei ostetakse, et neid retsepte saab pakkuda siis nagu sadades kohalikele perekondadele, kes võib-olla ei ole nii osavad planeerijad. Ja haridus- ja noorsookoostöös on kindlasti toidu, kus on päästetud toidust kokkumine jällegi, aga nemad saavad seda samamoodi täita. Suur aitäh teile, väga põhjalik ülevaade sellest, kuidas me saame kõik ideed jäid ütlemata aga hästi kiiresti siis ideed ka. Ideed on see, et seaduse muudatusi oleks vaja, mis muudaks annetamise lihtsaks ettevõtjatele ja kaubanduskeskustele. Tuleks sätestada nõutud tehnilised parameetrid selliste kogukondlike toidukappide jaoks ja karbimudeli väljatöötamine, mis tähendab siis taaskasutatava karbimudeli väljatöötamine, et vähendada jäätmeid siis pakendeid. Suur aitäh viimasele grupile ka. Ma usun, et on olnud hea aeg ja meie aeg on siin märkamatult ka otsakorrale jõudnud, nii et ma paluksin kõik panelistid korraks siia, me tahame teid tänada. Ja just, ja suur aplaus kõigile, kes on siia täna tulnud. Ja